Kuidas Blenderis inimest kõndima panna? Tänane õppetund ja 2.1 ma seletan, kuidas üldse seda tegelast kasutada, kes ta siuke on. Ühesõnaga netist leidsin, proovisin päris paljud variandid läbi, tegelastest igalt poolt leidsin neid. Leidsin, et see on kõige kvaliteetsem, mis on kõige mugavam ja töökindlam. Seega, tegijad on kustutanud ära kõik vaated siit, ehk siis teeme selle asja siin puhtaks esiteks. Algselt pole siin mitte midagi vaja. Nii. Ja soovitan soojalt, et näppi kõik asjad läbi, mis siin saab, näiteks, et lihtsalt teab, kuidas see tegelane töötab. Mida ma liigutan, ja mis asi siin töötab. Proovige lihtsalt mingisuguseid poose välja mõelda. Ja vaadake, mis iga asi teeb. Et siin saab teha puusasi, rindkere, keha, kogu tegelast liigutada, pead venitada, käsi venitada. Ja suht nii ongi. Jala jaoks on mõeldud eraldi, et ma saan kannast tervet talda liigutada, siis saan siit kanda tõsta ja varvaste jaoks on eraldi osa siin. Ja see on täpselt see, mida vaja ja natuke rohkem isegi. Et mis veel on vaja teada, et siin vasakul saab asju peita ja näidata, et kui ma vajutan esimene, see on saamis layerid siin all, et shiftiga ma saan otsida üles need, mida mul on ainult vaja ja ülejäänud ma peidan ära. See teeb animeerimise tükk maad lihtsamaks. Ja ma seletan ka ära, mis asi on IK ja FK, ehk siis IK ja FK. Ma ei hakka tähenduses otse rääkima, teil on vaja teada seda, et IK on see, kui ma võtan sellest märgistusest kinni ja sinna, kuhu liigutan, sinna ta järgib, eks ole, et ma saan käe laba ja sõrmed tulevad kaasa. See on hea selleks, kui ma tahan mingisugusest objektist kinni võtta. See tegelane kahjuks sõrmi ei liiguta ja meil hetkel pole ka vaja. Aga üldiselt on nii, et kui ma tahan midagi kätte võtta, siis on IK selle jaoks parim variant. Versus siis FK, mis on selline asi, ma lähen siia N-iga, leian properties üles ja võtan IK maha, 0. Siis on FK ja selle jaoks on eraldi layer, kus on kondid. Nüüd on natuke mööda läinud, eks ole, ma võtan selle asja uuesti lahti. Võtan siit selle IK maha. Nüüd on see FK, tõmban kokku need aknaid siin veits. Ja nüüd on niimoodi, et kui ma võtan sellest luust kinni, siis ma liigutan teda, see enam ei töötagi üldse. Ja see on selle jaoks hea, kui ma tahan näiteks kõndimisel ongi vaja kätt üks ilusa kaarega liigutada. IK, et ma peaksin animeerima selle kaare käsitsi, aga siin ma lihtsalt ütlen, et alusta siit ja lõpeta seal ja mul on kaar olemas. Kaared on hästi tähtsad animatsioonis, kõik mis on sujuv ja kõik mis on päris, on alati kaartega ja sujuvad. See on üks üldtuntud põhimõtetest, mida me rohkem uurime 3. animatsiooni õpetuses. Nii, mis siin veel on vaja teada? Selle konkreetse riigiga ei hakkaks ma kunagi lip-synci tegema eesti keeles, siis huuli animeerima jutu järgi, sest et siin saab hästi emotsiooni teha. Siis mul on kõik asjad on käe ulatuses, kõik põsed, eks ole, et mingi sükse näo võib teha. See vist on lõug, jah. Aga ometi väga hea on siin emotsiooni teha ühesõnaga. Aga väga raske on häälikuid teha, sest et sa pead panema kõik need jublakad paika eraldi, kui rääkimiseks on vaja põhimõtteliselt häälikuid lihtsalt. Mingi 5-6 eri nuppu. 5-6 eri faasi nimelt just, mille kokku sulatamisel saad terve rääkimistsükli ära teha.
ehk siis kui me animeerime kõndimistsüklit, siis me võime need kõik ära peita siit samast vasakult. Aga jah, soovitan soojalt, et kõik asjad, mis siin on, näppige läbi, tõmmake sinna, kus saab sikutada, keerake ja suurendage. Ma isegi ei ole proovinud, kas siin saab asju suurendada, ei saa, kõik on lukku pandud. Väga hea, me ei saa see katki teha seda asja. Ja see liigutab näiteks põlve, eks ole. Nii. Räägin teil veel sellest põhimõttest, et kui ma animeerin, siis peab olema pose mode'is. Siin ma saan liigutada luid ja muud. Kui ma lähen objekti moodi, siis kõik on lihtsalt ühe raksu all. Ma võin liigutada kogu tegelast, aga mitte eraldi osi. Ning kui ma hakkame animeerima ja meil on all timeline, siis on siuke võimalus, et ma valin siit nupust endale location rotation. Ehk siis, et iga kord, kui ma seda asja liigutan, panen selle peale. See selleks, et ta salvestaks mu asukohad, see selleks, et ta kasutaks siis location ja rotation'it. Ehk siis, kui ma hakkan animeerima, ma animeerin näiteks selle jala ära niimoodi, et alustab siit. Ta salvestas mul nii pöörlemise kui ka asukoha. Ja lähen edasi, liigutan nüüd seda. Panen siia paika, eks ole, siis ta on mõlemad mulle ära salvestanud õigesti. Vahel juhtub see, et ma ühes kohas nii pööran kui ka liigutan, ta salvestanud ära. Näiteks lähen keskele, ma ainult liigutan, aga ei pööra. Ja siis kui lähen kolmandasse faasi, siis ma vaastan, et midagi on valesti läinud siin kuskil alguses ja keskel, sest et ta ei salvestanud ühte asukohta korralikult ära. Ehk siis pöörlemine ja salvestamata, ehk siis ta tekitab ootamatuid tulemusi. Ühesõnaga, see on väga hea asi, mis peal hoida. Olenevalt sellest, mida animeerib parasjagu, võib panna ka näiteks scale'i otsa, aga seda meil ei ole hetkel vaja. Location ja rotation on see, mis on meil vaja. Ja selle tegelase animeerimist meil rohkem ei olegi hetkel vaja teada. See on kõik tehniline info, mis käib tegelase endaga kaasa. Ühesõnaga, uurige asja ja õppige teda tundma.